see läks nagu number 4 ja Hurmo 81 sekundit. Katrin Kingi. Ainuke naisvõistleja või? Minust ei olnud ainuke. Siin on veel neist. See peale, et vaatame, mis sellest mäest siis peale esimest vooru järel on, aga juba natuke raskemini, aga 12,28. number 7 peaks me nüüd starti veerema. Nii on. Jõuab üles välja, jõuab. Läheb ära. Land Cruiseriga siis minnakse nüüd selle ilusa vilega ülesse. Siin ei ole. Siin vändatakse rooli küll korralikult. Vilet on, vile puhub. Teeme väikse jutu ka, et kuidas siis, kui me vaatame, hindame nüüd autode vanust ja välimust ja kuidas siis sellise autoga sellise mäe peale sattusid? Tuleb näidata, et kaotama ei tule ju mitte keegi. ikka võidaba. Liiva tõesti lendab. Öeldi küll, et ärge seal kinni sõitke. Jah, aga no sa ei saa ju. Tuleb peal hoida, siis lendab ka liiva. Mis number meil üles läks? Radadest tegelikult. Ahah. No väga. Jõuab. Viliseb ja läheb. Mudeli aasta ja see kindlasti need, kes seda harrastavad, teavad täpsemini. Ka jõuline minek, nii et. Ja üllatab kindlasti 7 sõidab küll. Et siia mäe peale ja vist ei kavatse keegi kinni jääda. Vähemalt esimene voor mitte. Tavaliselt, kui sa midagi sellist ütled, siis juhtub asju. Aga ei. Autonumbriga 24. Madli Liiv. See on selline ilmselge märk, et sellest autost võetakse ainult teatud eesmärgil kõik. Pole probleemi. Juba sellised, mis nagu on täitsa arvestatavad ja seda seltskonda ma arvan, näemegi siis ka. Sellised aplausid tulevad sealt boksi alalt ka. Ei lähe. Raske on. Paljud räägivad, et Eestis on raske. No siit tuleb ka täie vilega minek. Seda me enne juba nägime ka. Probleemideta. Jõuab ülesse. Küll nad lähevad. Ja ta tundub, et väikses kastis.
auto numbriga 54 Hardi Heide läks teele. 11. Jätkame auto numbriga 55 Siim. No siit võiks 5,66 oli, aga see tuleb väga nobedalt, väga nobedalt. 5,00. Hoppa! Päeva kiireim aeg. Auto numbriga 57. Taivo Kull. Mõtleb, see vajab juttu ja... Ma ei oleks pidanud ütlema midagi. Hoida läheb ka paneb proovile ennast Lexi rajal. Listu peal. Sest pärast mõõdetakse palju vett sisse jäi, kui sa selle raja läbi sõida. See oleks nagu mingi verstapost. Jõuliselt paistab autodest välja tulevat. See on ikka päris hoopis teine kui stardis. Tuka tagant tulek on just nagu... Samamoodi Aga vaatame, mõned suured rattad veel tulevad. Jõuab seegi üles ilusti. Siin on sellised hääled üleval, et teil on... Ja kas selleks auto veel olema, aga selle autoga sõitis sama inimene, kes seda esimese eelvooru sõidu teha. No nii, saame alustada järgmise eelvooruga, aga auto numbriga 2. Stardis auto numbriga 4 Urmo Umalas. Ja siis kolmas rada on jäetud nii-öelda finaalrajaks. Ehk siis need, kes vist äkki mõlema klassi esimesed 7 saavad siis kolmanda. Auto numbriga 6 ajaks 12,84 Martin Mäesalu, nüüd stardis auto numbriga 7. Kuidas nüüd läheb? Samamoodi vintadi, aga... Ja kas on esimene? Ja on esimene. Jätkame väikse klassiga. Auto. Tegemist siis Toyota Land Cruiser hübriidiga. Esimene tiiredal probleeme ei olnud, ei ole ka nüüd võimsalt üle. Üks vähestest naisvõistlejatest. Jõuab ka tema ilusti üles. Tahet on. Jõuga. No
ja meil on tänane teine inimene, kes ei jõua mäest. Rööpast välja minema, siis auto võib panna natukene vasakule paremale küsimata. Aga see ka natuke. Jõuliselt minema, jõuliselt mäest üles, jõuliselt lõpuni. Peal hoitakse korralikult siis, jah? Jah, tegemist Škoda Octavia Scoudiga, Maksim Zahharov selle roolis. Nüüd läheb raskeks, viskas korra auto õhku siin poole mäe peal ja... Aga pereauto, nagu ma ennemgi ütlesin, siis nendest kolmest, kes üles jõudnud võitja. Ei tea, kas mingi eriauhind jagatakse välja ka, et parim kõige halvemast või? Noh, kumba pidi nüüd seda omakorda võtta. Mul on mingi häda, et näed, et mingi pilt on seina panemata või... Jälle sa lähed, raha ei ole, kõik on paha. Jah, kui lähed, oled ära kogu aeg, aga ei ole midagi ja läks üles. Jõuab üles. Põhiline ja see, et no tõesti nende elamine naiste on hoopis midagi muud. Kui autonumbriga 25 need mida ja Sadala Agro juhatuse liikmega tuli vaatama, mis siin maa peal toimub. Ford Rap, mis see number oli? 27. Jaan Kukk. Kuulda oli seda, et raud käis vastu rauda. See hea hääl ei olnud. Aga raud valu ei tunne ju. Aga loodame, et tuli lihtsalt käik välja, mis iganes. Või vahega, mis iganes tal oli, aga igatahes tehnika töötab. Aga seda on näha, et mägi on vatti saanud. Number 30. Siin keskel on jah hakanud see rada ikka loopima seda autot päris korralikult. Madalad autod jäävad põhja peale kinni ja nii on ka sellega. Nissan Patrol on BMW M57 mootor. Ja tõmbaski rajad kõrvale natukene. On nagu vähe pahasti. Oleme lintide taga siiski. Et seisis. Kui nüüd võetakse snitti samamoodi ja minnakse jäljest kõrvalt, küll mitte nii kiiresti, aga kui kiiresti. See oleks nagu... Autonumbriga 54 või? Hardi Heide. Volkswagen Touaregiga. Jõuliselt minema, jõuliselt üles ja jõuliselt lõpp. No väga. Mercedes V8 mootoriga. No siin jõudu on, siin jõudu ja tahet on. 5,02. Kordab põhimõtteliselt, et 5,0 sekundit. Vinge. Jääb enda esimese poole ajale alla. Ja ka tema sirgete probleemid. Seiklusjanus. Ka ilusti pehmelt üles. Ja natuke aega maha võttu hinnakse ka siia Flexraja peale veel. Vaatame, mis siin. 5,02. No siit pindi küll.
ka jõuliselt. Tõsi. Autonumbriga 62 Tanel Tuulmees. Tal aega on. Käiguvahetuse nahka kuskil seal koikede asjade mitte sobivusel see sõit lõppes ka. Ja istme vahelises tihendis või millegis muus. No jagatud auto on ikkagi pool muret. Mis see terve mure on siis? No siis, kui sa katki läheb. Siis on mõlemad. Siis peavad mõlemad hakkama vaatama, mis sellest saab. No kohe näeme.
näeme. 7,5 juurde. Sama oli. Ei olnud. Riikalt ei olnud.
tee. Võtab ka natukene joonest kõrval, aga üleval veab ikka sinna sisse, aga üles läheb. Ilusa hooga läheb. Suzuki saab piitsa, nii et saab ja läheb ülesse. Ei jõua. Jäi kinni. Järgmisena aga. No vaatame, esimese ringi läks üles ilusti Jänkar. Ja see, läheb. Oi, aga Kustilaat. Jõhker, puhas jõud. Need ei ole üldse ilusad hääled, mis No need võisid kõike seal olla, küll kivide lennamist, aga pigem oli sellist... Hoogi on alguses nii suured bounce'i majaks ka ja läheb moodi. Ei vea lõpuni. Proovib taet, lükkab selle ennast üles. Kaevab. 9,83, aga... Autolumine ei tuleks alati stardi saab, esimesed sõidul ei olnud mitte ühtegi probleemi. Ja nüüd samamoodi jootab ka sõidub üles ja ka 7,48. Kilde vedanda. Ei vedata. Väga sujuv. Sinna käis põhja vastu ka, aga väga hea joone võtab praegu seal. Igale poole põhja. Väga ilusa joone. Igale poole. Ja läheb ära vä? Ei. 23. Christopher Päht. Jääb temagi sinna mäe peale seisma. Viimane jah, kõige parema tulemata. Kahe lobe.
üles, aga 7. võitleb, kaevab, proovib mida iganes, aga jõudu on sellel autol ikkagi vähe. Läheb. Ajaga 8,3. Väga võigas hüppe oli. Hea sõit. Jõuga minema käiguvahetus. Käiguvahetus tegemata, aga sellest ka vist. Hüppes võtab rahulikult. Seal on jõud täiesti kaugel. Vahepeal nagu, aga veab üles. Ai, aga 10. Hoitakse peal. Jõhkralt hoitakse peal. 9,4. Ei jõua. Sobib ka, et äkki siis võib parem. Autis sama lood on ka sinna midagi. Maha hooga siuke tunne, käigu välja. Proovitakse autot mitte nagu bounce ima lasta, et ilus sõit, väga ilus sõit. Vähemalt kaeb loodust. Nii, väga läheb. Samamoodi nii vaikselt ja murevabalt, et no... Müra teeb, kossu tagant välja ajab järelikult liigub. 7,6. Probleemideta ülesse. Ilus lõpuhüppe ka veel. 6,59. Teise nõlva. Ja nagu siin hüpped bounce'ima hakkab, niimoodi hoog raugab, et ei tule ka tulemust, aga ilusti. Kolmas ei ole. Ei, sellest kolmas mägi on nagu teine asi, aga eelvoorud on läbi. See on supert täna. Ilusti ja sirgelt ja turvaliselt seal. Õlud. Jah. On nii. Kolmanda nõlva tippu pandi õlud. On jah. No nii, selge.
meestele me andsime umbes vihji ära, aga nüüd me anname lastele ka. Me vajame siia alla, siia kuhu ma lähen, siin on, kus on see kollane ämber. Lähme vaatame kõigepealt palju veel. Me vajame siia umbes 30 last. Teeme ära ühe limpa jooksu. Ja 30 last, kes siia esimesed umbes täpselt jõuavad, palun tulge siia. See on siis esimese mäe. Tulge siia poole. Tulge siia poole. Võitjad ootab ka hästi limonaadi. Ja teisi võistlejaid ootab ka limonaad. Aga mitte kast. Näita vähem. Oodake, rahulikult. Õppige, elu ongi pingeline. Ka varjuma. Nii. Teadki ennast umbes. Valmistel joon on väga ilus joon on. Nii, kas kõik on valmis? Kas publik enam lastele kaasa ka? Õige. Arvestage, nemad valivad teile vanadekodu. Tähelepanu! Valmis olla! Läks! Mul vägi siin jookseb minu poole praegu. Nii. Aga kõik, kes ülesse jõuavad, kõik on limpsi ära teeninud. Aga esimene saab terve kasti. Nii, see on võitjale. Sulle. Palju õnne. Ühel kadus esisild tagant ära. Loodan, et keegi ära ei viruta seda kasti sealt üleval. Tähelepanu mehed, valmis olla, läks! Ja nüüd pannakse nii, et jube. Kas aeg ka käima läks? Ahi. Pesumasinad teevad õhtul tööd. Uued tossud, kõik asjad. Aga silla lukk on ikka mõned täitsa olemas. Ja ma arvan, et ta seda limpsikasti ei võta, sest ta võtab ikka õlle esimene. Aplaus! Tõsta see õllekast üles ka, kes selle kätte sai. Vägid! Me ei valetanudki. Õlled jagatud, limpsid jagatud. Jah. Tiimeesena. No vaatame. Üritas kohe ennast maa alla kaevata, aga ei. Ja sinna teise kolmandiku peale ja tuleb alla tagasi täiega. Ja selleks tuleb valmis olla. Ei ole lihtne. No mingi vestapost sai praegu maha pandud selles mõttes, et oli... Või autonumbrit nüüd ei näinud. Ja läheb kaugemale. Ja tagasi alla. Ja tuleb maru sirgelt sealt alla tulla. Teadlikult, et kui see auto hakkab paremalt. Järgmine. Ja läheb jõulisemalt. Natuke kõrgemale kui teised on jäänud. Aga see jääb kinni. No eks ta sinna jäi. Mitte kinni päris, aga rohkem ei läinud mind, et see nii on. Hakkama ja siis järsku vaatad, et see upitaja sealt hakkab sinuga koos alla tuleb. See on küll üks päris pahasti. Aga võtame niipidi, et esimene, kes ülesse jõudis. Teele ta läheb. Alustab päästa korralik kvarteriga vastu. Jõuab enam-vähem sama kaudu. See läheb juba natuke jõulisena. Hoog on suurem kui teistel. Peab ja jääb sinna. No see on ilmselgelt. Vähe tummisemat põhja välja, aga siin on see karjäär. Väga ei ole erinev. Ja siin jääb hoogule. Jääb kõvasti vähe. Teine kolmandik ütles sinna 30 meetri peale ma pakun. Kohe kuuleme. Nii. Kara ootab.
hakkab jõudu olema ja on ka, ja on ka, ja on ka. Mikä ta läheb, jäi! Metko. Üks käik ei puudu. Ei tulnud siin. Ja Jarus küll saab siit stardiloa. Nii rahulikult tõesti minnakse midagi. Kas see toidab, aga kaevab ennast sinna sisse. Täiesti tühja maa peal. Näitas korralikke tulemusi, mida nüüd siis kolmas. Vaba. Juhkralt läheb ja läheb ja läheb ja läheb. Kive kukub ülevalt alla, veereb õigemini. Nüüd natukene ka lihvitakse seda jõhku, seda järsku nagu tõusu ära, et mina ei lend nii palju tugevama. Atre segasaati teele läheb. Ta läheb võimsalt. Läheb, aga kas ka läheb ülesse? Ka läheb ülesse! Selle lahta siis. Vaatame nüüd seda sõitu. Murro teele läheb. Väga jõuliselt algus oli küll nii, et ja läheb kolmas auto ka ülesse meil! 3! Ei ole siit ka seda hoogu. Ei ole. Esisild teeb seal mingeid väga huvitavaid. Pani ka kolm. See läks võitluseks. See läks aastaks. Või sigadus 5 aastaks. Algas alles nende jaoks, ma arvan, muda alles hakkab. Gert Ait oma stardi saab. Ja samamoodi sinna kuskile 35 kanti. Pereauto. Maksim Zaharov. On meil järgmine numbriga 22. Alguses on hoog hea, aga samuti sinna 30 ja tuleb jätta ikka. Sealt vaata, kui palju ta võtame nüüd liiva kaasa. No vaatame, ega siin ei tea kunagi. See koht on nii oluline, et sealt mitmes juhtub, aga nii ta juhtus ja jääb ka sinna 35 peale, ütleme sinna. Mitte millegi stardist, kui sõidab suure auto ennast üles välja.
oli seda kiirust rohkem, aga rattad hakkasid ikka niimoodi peksma vahepeal. Juurde seda hoogu kuskilt võtta ei olnud. Tagant läheb ülesse välja ainuke väikse klassi auto. Ja läheb! Ainuke väikse klassi. Ikka hoidsi lõpudist väikse klassi rippuda või? No nii. Koos midagse nii lõdvalt nüüd ülesse välja, no ärge tehke nalja. Liigutab üles välja! Ei, täitsa vihu oli juba algus, jah. Otsa siit pidi jõuliselt kohtust. Ja läheb ilusti. Mõnus üks. Läme. Ja läheb ka, ja läheb. Aga pikka ajaga, nüüd me peame hakkama aegu vaatama. 6,30. Pujaga vastu Aga seekord takerdus kollegi ja kaevab ennast maasse.